Meie tänases meistrite nurgas me siit puumarketist ühtegi lauda kaasa ei võta. Lauamaterjal on meil meistrite nurgas olemas. Küll aga tulin ma siia liimi järele, sest puumarketist kõiki asju saada. Ja tööülesandeks seekord on ühele vanale keraamilisele kausile või ununenud keraamilisele kausile uus elu anda. Kui nüüd mõned hetked oli väikeseks saladuseks, mis asjale ja mis uut elu me looma hakkame, siis tegelikult näete, siin on see on mitte väga vana, suhteliselt kaasaegne võidoos ja tal kahjuks puudub gaas. Aga võidoos eeldaks ka kaant, seepärast ma üritan sellele teha kaane ja üritan seda kaant teha kadakapuust, sellepärast, et teatavasti kadakas on antibakteriaalne puiduliik, see tähendab, ta hoiab ära ka selle, et siia võib-olla või peale, kui kauaks seisma jääb, või mingit hallitust tekkima hakata ja nii. Vähemalt ma usun seda. Ja mul on ette valmistatud kadakalauakesed. Need on välja saetud lintsaega, kuidas kellelgi võimalus on, võib teha siis ühte, teist ja kolmandat moodi, saab ka ketassae peal teha. Lõppude lõpuks on ka võimalik käsitsi saagida, aga eks igaüks teeb nagu lihtsam on. Ja liimimisel on soovitav, kui teil on kasutada sellised alusliistukesed, sellepärast, et liimi turpub siit ühendusest, kui me ta kokku surume piiskruviga, niikuinii natukene välja ja kui me paneme sellise liimitud detaili kuskile laua peale, siis tulemuseks on see, et ta kleepub sinna kinni. Pärast lahti saamine on ilmselt problemaatiline. Järgmine etapp on siis teha see kaaneosa valmis. See, mis ma praegu kokku liimisin, sellest me saame sellise siseosa, et see kaan ei libiseks siin peal. Ja tunnistan ausalt, tööprotsess on selline, et mida ma ei kujuta päris täpselt ette, kuidas see meil välja tuleb. Kadakas on tihe ja sitke puu, sellepärast ei tule nii täpselt joont mööda saagimisest eriti suurt midagi välja. Tegelikult ma ei seadnud endale seda eesmärgiks ka mitte. Eesmärk on see, et tahaks selle kaane välja freesida täpselt siis selle kausikese kuju järgi. Ja see ongi nüüd see kõige keerukam protsess, mida ma natukene kardan ja mul ei ole eelnevad ka tööprotsess läbi käidud. Kas tuleb välja või ei tule, tegelikult peame põidleid. Kõigepealt selleks, et freesida, meil freesilaager peaks jooksma siin kausi serva peal. Nii, servad tuleb nii kergelt üle lihvida ja siin kasutame lihtpaberit või siis mulle meeldib kasutada lihtvõrku. Ja nüüd oleme siis nii kaugel, et vaatame, kuidas meil õnnestub siis selle alumise klotsiga. Ma kordan protsessi, ma panen selle kausikese siia peale ja teen mingid märkejooned, kust võiks saagida. Nii sisemise mõõdu ja kuskilt siit ülevalt. Ja siit edasi jääb nüüd täpne märkimine, saagimine ja sobitamine. Nii, ja nüüd on see väikene detail ka valmis. Ma võtsin mõõdu ja võtsin natukene mõõdust ka maha, et siin sees pisikene loks jääb. Ja nüüd on vaja ta siia kaane külge kinni kinnitada.
kuna liimpind oli nii suur, siis ma usun, et see kontakt on nii hea, et ma ettevaatlikult seda käsitledes saan juba proovi teha, kui hästi ta kinni jäi. Näete, siin ta küljest on, härra ta ei kuku. Ja ma pean tunnistama, et mu töö õnnestus natukene teistmoodi, kui ma algselt planeerisin. Esimese versioonina oli mul plaan, et ma teen selle kaane alusklotsi pisut suurema ja siis freesin täpseks, näete, sellise kujuga freesiga, millel on siin väikene laager. See oleks jooksnud mööda välispinda ja tera oleks lõiganud siis õigesse mõõtu vastavalt välispinnale selle sisemise plaadi. Otsustasin tööd natuke kiirendada, teha mõõdus väiksema, jätta pisike loks, sellega oleks tulnud täpsem. Nii et kes tahab täpsemat tööd teha, siis kasutage taolist freesi ja töö saab igal juhul tehtud. Ja lõpetuseks soovin teile, kulla sõbrad, et kui olete kuskil näinud nii-öelda vedelemas mõnda asja, mis ei ole kasutusel, aga mida võiks kasutusele võtta, siis väikese meisterdamisega enne jõuluaega saate võib-olla perele huvitava üllatuse teha.